Tere! Ooper käib ka puhvetis, on siis meil tänane pealkiri, aga ooper ei käi ju mitte ainult puhvetis, vaid ka laval. Sellepärast, et mina oma töös, ma olen ju ooperilaulja, ikkagi põhitööga ooperilaulja, siis mina näen seda, et just söök ja jook ja pidutsemine on kõikide ooperite, operettide põhiteema. See käib kogu aeg ümber söögi ja joogi. Nii et paljud teosed just kasutavad siis seda söömist ja joomist sellise sümbolina. Kas ta siis on ahnusest rääkiv sümbol või siis staatusest. Loomulikult võib see ka olla märk mingisuguse väga sellise õudsa lõpu ennustus. Nii et näiteks meil oli esietendus, kutsun kõiki Estonia teatrisse, just tuli välja operett Nahkhiir, kus ma mängin väga edukat, jõukat rantieed, kes ainukese tegevusena elus mõtleb sellele, kuidas saaks süüa, juua, naistega muidugi ka, eks ole, aga jätame täna naised, eks ole, kõrvale, räägime söögist ja joogist. Ja mingeid muid eesmärke sellel Eisensteinil seal Nahkhiires tundub, et ei olegi. Ainult saaks süüa, juua ja pidutseda. Või näiteks teine teos, operett Graf Luxemburg. Luxemburg jälle samuti rikas mees, tööd ei tee, mida ta teeb, ainult sööb, joob ja pidutseb. Või näiteks Orfeos Põrgus, suurepärane operett, jumalad enne kankaani tantsimist söövad, joovad ohtrasti. Nii et söök ja jook on ooperis põhiteemad. Ja ühiskonna koorekiht käib siis vaatamas, kuidas rikkad, edukad inimesed laval elavad. Ja tunnevad kindlasti ka teatavat samastumist. Ja siis, kui tuleb vaheaeg, siis nad lähevad puhvetisse ja teevad täpselt sama asja. Nii et võib väga kindlalt väita, et kui ooper toimub puhvetis, siis puhvet toimub ka ooperis. Sest kogu aeg on teemaks toit. Aga kas tänane Don Giovanni, eks ole, minu lemmik tegelane, teate seda lugu, eks ole, veini ja viina, voolaku jõõna, pööra see peo nüüd korraldal maa, otsi ja vaata, kust taga saad sa, naise neide too mulle saa, naise neide too mulle saa, too mulle saa, too mulle saa. Ja jällegi söök, jook ja naised. Aplaus, aitäh, jah. Aga kas Don Giovanni hea olu või see elu nautimine käib tänapäeval kokku selle eluga, mida meie rantier või siis koorekiht elab? Kas meie koorekiht pidutseb täna nii, et ta sööb lõputult ja joob lõputult? Täna me oleme ühiskonnas, kus ju toitu on kõikidele kättesaadav. Toit, jook on kättesaadav. See voolab täielikult, selle järgi ei pea ihalema, seda ei pea laulma. Toit on lihtsasti kättesaadav. Vanasti hea toit oli kättesaadav ainult, ütleme siis, eliidile või ütleme koorekihile. Vaata, sõna juba ütleb, eks ole, koorekiht, see on selline ülemine rammus ots. Aga rammus ei ole ju täna enam ilus. Paks laps ei ole täna ilus laps. Aga teatris me tahame näha ilusaid inimesi. Ja tänapäeval selles ilust tulenevalt, kui vanasti ooperis tuli paks sopran ja paks tenor, laulsid, suudlesid, kallistasid, kuigigi nende käed võib-olla ei ulatunud üle, eks ole. Aga nad olid väga usutavad, sest et inimesed olid harjunud, et rikkad inimesed on paksud. Aga tänapäeval võib ju öelda, et paks inimene ei ole enam rikas, vaid ta on vaene. Ja rikas on see, kes toitub õigesti, teadlikult ja teeb trenni. Mina muidugi olen erand, eks ole. Ma olen erand. Ma olen väga õnnelik inimene, sellepärast et teatris mina saan armastada kohutavalt ilusaid naisi.
no võtame kiiresti kokku, mis see ooper on, eks ole. Ooperi hääleligid on, eks ole, tenor, kõrge meeshääl, bariton, keskmine hääl, bass, kõige madalam. Siis on koloratuursopran, sopran, keskmine naishääl ja bass. Ja mis siis toimub? Sopran või koloratuursopran tahab seda tenorit, seda ilusat meest. Mina olen, by the way, olen tenor. Aga bariton on sellele vastu, eks ole. Bariton on sellele vastu. Ja bariton tapab tenori lõpuks ära, mis on väga hea. See on väga hea. Sellepärast, et ma saan sama palju palka kui kõik teised, võib-olla isegi rohkem, aga ma saan varem koju. Sest tenor tapetakse üldiselt ära kas esimese vaatuse lõpus või äärmisel juhul teise vaatuse alguses. Nii et ma olen ammu kodus, kui sopran ja bariton veel uhavad seal. Aga selles on üks positiivnusus, et mina saan lava peal enne seda surma saan tunda tõelist armastust. Ja tänapäeva naised, tänapäeva sopranid on ikka väga ilusad. Selles meie tänapäeva mõttes, eks ole. Nende rasvaprotsent on ikka väga madal. Ja, nii et võib-olla mina olen neile lava taga nagu tülgastav isegi, eks ole. Ja vastu võetamatu eraelus. Aga lava peal nad on sunnitud mind armastama. Sest stsenaarium näeb ju seda ette, eks ole. Ja lavastaja sunnib, eks ole. Ja kui sa tahad olla professionaal, siis sa kuramus armastad seda paksu seal lava peal. Ja, aga mina muidugi mõtlen, et kuidas on võimalik, et mind pole ikka veel fakti ette pandud. Kuidas lastakse mul veel olla selline traditsiooniline tenor. Üldiselt, vanasti polnud ju küsimustki. Tenorid, sopranid olid niisugused kopsakad. Nii nagu oli publik kopsakas. Aga tänapäeval seal muutuses minule pole veel midagi öeldud. Aga mulle tundub, et 25 aasta pärast, kui ma üldse veel teates laulan, siis ega mina enam kangelasi teha ei saa. Rikkaid ma enam ei mängi. Ma saan mängida võib-olla vaeseid inimesi, lolle inimesi, sest ühiskond on muutunud selliseks. Ja võib-olla mõnel parimal juhul ma saan näiteks laulda mõnes uues ooperis, näiteks Mao vähenduskvartetis. Mina olen patsient. Tänu muidugi oma ilusale häälele, eks ole. Ja siis on anestesioloog, kes siis kauni meloodia saatel paneb mind magama. Siis on loomulikult imeilus õde, kes on tulnud just jõusaalist. Ja siis on kirurg, aga tema on kangelane. Tema on nagu Lohengriin, kes vaitleb lohega. Antud hetkel siis minu kõhuga, eks ole. Või on siis loomulikult äkki mul võimalus olla lava peal 25 aasta pärast ja laulda armastust näiteks Osemtikule. Osemtiku duett. Ilus süst. Tule minu sisse sa. Vaat seda kindlasti ühiskond mõistaks. Loomulikult võib olla mul ka kaalukaotuse või kaalu jälgimise aaria või toitumisnõustaja aaria, kes räägib millist kalorusust ma peaksin sööma, mida ma võiksin suhu panna. Aga armastus ei käi 25 aasta pärast enam kõhu kaudu. Või kui siis käib kirurgilise sekkumise tagajärjel. Ja kui keha vajab mingit täiendust või muutust või kõhtu on vaja midagi panna, siis kirurg sirutab käe ja mitte söögi, vaid delikaatse süsti järgi. Ja kindlasti me 25 aasta pärast näeme, et publik ei ole enam selline 150-kilone elu nautiv, palju sööv, joov tegelane, vaid ta on nii-öelda teadlik inimene. Teda ei ole mõtet Leporello aariaga nii-öelda hirmutada, et kui sa mõõdutundetult elad, siis tuleb kivist tegelane ja hakkab sind jälgima. Ma arvan, et 24 aasta pärast mitte kivist tegelane ei ole kuri halb, vaid on kivist tegelane, näiteks on toitumisnõustaja, kes kivise pilguga jälgib, kuidas sa võtad alla ja jälgid oma kehakaalu. Nii et tuleviku Don Giovanni on teadliku toitumise ja spordiga tegelev kangelane. Näiteks vahemärkus, meie kolleeg Väino Aren, kindlasti teate, mängis Õnne 13 seda Krissut. Tema päriselus oli elukaaslaseks Anu Kaal. Ja ta kogu aeg ütles, et vaata, mina jälgin kaalu.
Nii et ma arvan, et tuleviku ooper ei käi mitte puhvetis, vaid tuleviku ooper käib paastulaagris, toitumisnõustaja loengus, eratreeneri jõusaalis. Nii et me räägime kindlasti tulevikus ainult ja ainult tervislikkusest. Nii et nali naljaks, et vein ja söök, ohjeldamatu toitumine on teemad, mis jäävad minevikku ja eliit ei korralda pidusid sellisel kujul, vaid toitub siis tervislikult. Need kallid põllumehed, kes me siin koos oleme, teie mõte või meie mõte peaks olema see, kellele me siis tulevikus keskendume. Kas me keskendume, kes on meie sihtgrupp, kes on meie klient, kas meie klient on see võib-olla siis vaesem kodanik, kes toitub pigem rämpstoidust, sest see on odav ja lihtsasti kättesaadav, või me toodame just eliidile, kes hakkab sööma, tarbima teadlikult, kes hakkab tervislikult toituma ja kellel on ka raha, et maksta selle eest. Või loomulikult kõige raskem tee on see, et terve ühiskonnana me mõtleme välja, kuidas tervislik toit jõuaks kõigini, kuidas tervisliku toitumise reeglid jõuaksid kõigini, sest teadmatus on kõige halvem. Meie koolides näiteks on ju olemas tööõpetus või kokandus või käsitöötunnid. Et võib-olla me siin samas või keegi siin saab tõstatada väga konkreetse eesmärgi ja väga selge idee, et toitumisnõustamine viia kooliprogrammidesse, et tõsta inimeste toitumisteadlikkust. Kui me sööme rämpstoitu, mis on tagajärg, kui me toitume mahetootest, mis on tagajärg. Aga selge on see, et meid ootab ees kehakaalu kihistumine tulevikus. Me saame kehakaalu järgi inimesi eristada, kas nad on edukad ja rikkad või rumalad ja vaesed. Aitäh teile, mõtlemisainet on palju.